40 tiikkoa. Että vaan perustaa vesi. Seu jeitinho me faz relaxar, esquecer essa coisa faceira. Desse jeito não sei o que será. Felizmente morena você, na lambada me faz delirar. Dançando lambada, dançando lambada lá. Dançando lambada, dançando lambada. Dançando lambada, dançando lambada lá. Dançando lambada, dançando lambada. Com jeitinho neguinha me diz, bem juntinho escorregando dá. De tantos desejos aflitos, sua pele lisa, meu corpo roçar. Dançando lambada, dançando lambada lá. Dançando lambada, dançando lambada. Dançando lambada, dançando lambada lá. Dançando lambada, dançando lambada. Oi morena, cintura de mola, seu jeitinho me faz relaxar. Esquecer essa coisa faceira, desse jeito não sei o que será. Felizmente morena você, na lambada me faz delirar. Dançando lambada, dançando lambada lá. Dançando lambada, dançando lambada. Dançando lambada, dançando lambada lá. Dançando lambada, Tiedätkö, että pellot oli kõik vett täis, siin on ikka tõsiselt vett olnud, nagu ei ole suutnud 2-3 päevaga ära minna. Ma olen nüüd lastemajad ja nüüd on vee all kõik. Kaitsemüürina mu habrast meel. Tule kui tulija sära mu teel. Ole tule kui ma kaugeles. Lendan sinu järel üle maa ja vee. Siis kui lootus kaob ja klaasiks tarduma saeb, siis mu leevendajaks saama peab sinu naer. Mind ravitse, mind hoia sa,
keerab ringi. Keerab ringi, jah. Neil on eestlased siin suure grupiga, siis lähevad siit allavoolu vist. Kas see allavoolu peaks minema Eestisse välja? Oiva jõgi, piirijõgi oli. Vist ei lähe ikka. Eesti jääb nagu sinnapoole. See jõgi läheb sinnapoole. Kurats. sinna pandi ja uut juurde toodi. Teine suur osa on pärit siin elanud endiste vanade klaasimeistrite järeltulijatelt, kes siis oma lahkunud vanavanemate kodusid koristades on raatsinud meile neid esemeid kinkida, müüa ja millegi vastu vahetada ja et on tutvutud ka teiste meleskiklaasi kogujatega. Aga kõik on, ütlen niimoodi, et kõik on legendiga, ei ole silti, ei ole märki ja kuna Eesti aeg, lorupiaeg on hästi keeruline aeg, siis osteti ju vormid sisse, siis need purjekatega tuhadoosid ja hobusepeadega tuhadoosid, neid toodeti nii Eestis kui Soomes ja võib-olla Lätis ja Leedus ka, kuigi ma tõesti ei tea. Aga need on nüüd seal peegli jõuluehted. Jõuluehteid tehti siin veel, ma ei oska öelda, et sealt peeglivabriku aegsed olid. Et jõuluehetega on niisugune legend, et kui mina siia 40 aastat tagasi sellesse suguvõsasse sattusin, siis minu ämm alati rääkis, et tema sai need oma ämmalt ja need on meleskis valmistatud. Ja kui meie üle 20 aasta tagasi hakkasime selle asjaga tegelema, siis mees leidis vabriku juurest ühest kokku kukkunud kuurist kasti vormidega. Vorme oli küll rohkem, aga erinevaid oli 4. Et siin on nagu eeldusväide ja natukene tõestust ka. Tegid jõuluehteid. See jõuluehte osa on ikka väga võimas. Mega keerulisi asju on tehtud, seal on need mulksetorud ja need on ju väga... No mina kui laboriinimene, siis minu jaoks on need pudelid. Et neid enam ju ei ole ja ei tule ka tulla. Mis te hoidsite seal? Kõik valgustundlikud lahused tuli hoida tumedas pudelis, mis valgust kardsid. Heledates olid igasugused happed, läävelapped, soolapped, lämmastikhapped, äädikhapped. Et tal on just see hea, see selline lihvitud kork, et tal ei tulnud sealt õhku välja, aga nendest tumedatest. See kork oli ühesõnaga siis nii kindel, et midagi välja ei lendunud.
Vot selles, ma isegi olen alati mõtlenud, et need korgid on ju sellised, et kas sealt nagu midagi vahelt välja ei. Need olid just nagu sellepärast super ja no hästi palju oligi laboris on asju, mis peab valgusest kaitstud ja see tume pudel oli nagu, et noh, need on veel väiksemaid ka, et seal on meil need kurgid väljas, ja. kuskil riiulis ka veel. et noh, isegi veel piiritust hoidsime ka selles tumedas millegipärast, just selle korgi pärast, et ja piirituse ja seda ma olen kuulnud, et nendes suurtes pudelites hoiti piiritust. Ma küsin, et issand, kas teil oli siis nii palju piiritust, et teil olid suured pudelid meil olid piiritust täis? sellised piiritused. Ja tavaliselt, ja siis ma ise mõtlengi, et kas see minema ei lend. Ei, nendel oli ikkagi olid juba keeratavad, piirituse suurtel olid keeratavad. Siis oli nagu mingi hilisem aeg ja meil on niisugused happepudelid, mis on korgiga, ma teen sinna sisse koduveini. Aga väga no igas kujus ja aga jah, et paljud asjad on ju tehtud iseendale, et kui siin need kannud on seal riiulis väljas, et kui need värvilised kannud arvatavasti kõik on tehtud iseendale ja ütleme niisugused need kannud, et siis noh, vaase tehti küll kirjusid, see on nagu kindel, aga et neid kannusid tehti värvilisi ainult iseendale. Ja et seesamast on asju, mis on lihtsalt keeratud ja pööratud iseenda jaoks. aga koju said tuua ju niinimetatud praagi. No mis see nüüd siis on? Kõike, mida vabrikus tehti, seda saadi koju tuua. Kuigi, sest samast on ka selle praagi kohta on see, et noh, nõukaaegne taldrik, siukeseid neid tehti. Ühesõnaga, katsu, see on... Nii, neid oli ühes majapidamises mingi 10 tükki ja nad ei seisa ju mitte kuidagi tihti. Kui sa tulid 10 tükki neid koju. Põhi on läbi vajunud. Midagi teha sellega. Mis sa sellega teed on ju? Sa võib-olla kuni kotti panid, no pannud siis korralik taldrik on ju. Purgi peale vajutuseks võib-olla. No ei tea jah, aga ühes kohas oli jah mingi 10 niisugust taldrikut. No need olid ilmselgelt praagid. Need on ilmselgelt praagid jah. Aga taga ei ole ka teha. Aga taga ei ole mitte midagi teha. No klaasivabrikust sulatas nad uuesti üles. Jaa, praakasjad läksid uuesti sulamisse. Läksid nagu uuesti käib. Ja, sest tegelikult oligi niimoodi, et noh, mina võin rääkida seda veneaegset lugu, et üks osa sellest klaasimassist, mingi osa moodustuski klaasipuru. Et tehti seda klaasisegu, liiv, lubjakivi ja sooda ja siis mingi osa oli klaasipuru ja kui seda segu tehti, siis sinna segu sisse lasti ka vett. Et mul ema töötas seal, kus seda segu tehti ja sellepärast ma nagu mäletan, et no seal lapsepõlves nagu ma räägin, et see oli no, ma räägin, et mille sees sa elad, sellest sa ju tähelepanu ei pööra. Aga nüüd aga mõtlevad, issand kui kummaline, et vett lasti ju ka. Huvitav jah, milleks see vesi oli sul? Jah, et see segu siis lasti mingi konsistentis. Peegel nüüd on, mõni nendest on ikka kindel, et on siin. Ütleme niimoodi, et ei ütle, et kõik on legendiga ainukene, mis on kindel, on see peeglitagune. See on signatuuridega 1800. Aha, juba 100 aastat. Jah, mis on teiste peeglite taga, ei ole hakanud lammutama. Aga ütlen nii nagu on, et kui on kuskilt saadud, siis on ikkagi legendiga, et Meleski peegel ja noh, vana peegli tunnused on need niisugused lihvitud äärel. Ja nii kui ma ütlen, et Meleskis toodeti 32 000 peeglit aastas. Kas need peeglid olid nii suured või nii suured? Ei oska ütelda. No vaata, kvaliteedi suhtes me mõtleks, et see võiks see olla. Ja selles suhtes, et esialgu ju hõbetati peeglit elavhõbedaga. Ütleme niimoodi, et seda elavhõbedat oli seal Rõika, noh Rõika oli see koht, kus see ülejäänud asi tehti, kui peeglist sai klaas. Siis minul mees, ütleme 59, paneme 10, 69, 70. aastate alguses, kui nemad tulid sealt kuskilt koolist ja läksid sealt sellest Rõika vabriku hoonete juures läbi, siis tema veel ütleb, et nad kogusid seda elavhõbedat loodusest. Noh, nii nagu on, et ühesõnaga pallikesed lähevad kokku, aga et siin käis üks meesterahvas, tema kodu oligi sealkandis ja tema oli siuke 85 aastane hetkel või siis tema ütles, et issand, nendel olid suhted suured purgid kohe elavhõbedat täis kogutud, et seda pidi nii palju sellest peeglivabriku ajast loodusesse maha jääma ja kindlasti on praegu ka veel kuskil mulla all, aga noh, seal on nagu kõik, jah. See oli sigamõrgine. Et jah, mingil ajal siis oli see aeg, kui pärastist aega ma ei oska nagu ütelda, kuna see elavhõbedaga hõbetamine nagu ära
lõppes. õppinud töömise kutsetunnistus. väga huvitava kujuga asjad. ja toodangusse ei tehtud, ma arvan, et me mõtleme ühesuguseid asju. toodangusse ei tehtud, aga kõigil klaasimeistritel oli see olemas. kork oli ka peal, viin oli sees, kork oli peal ja oli põues ja siis alati pakkusid naistele. naised olid väga kurjad seda nähes, et alati kui kätte said, lõhkusid ära, et kuidas siis on karafin katki ja kraam ka seest kadunud. üks naine on julgenud mulle tunnistada, et aga mina olen sealt seest viina joonud. Et aga muidu jah. See oli kui proovitöö oli, siis said meistriks, kui valmis tegid selle asja koos munadega. Kas te nagu arvuliselt ka teate, palju neid vidinaid siin on? Mina ei tea, lapsed ükskord lugesid, et kõiksuguste fotode ja igasuguste tilinate ja vilinatega kokku on seal mingi 700-800 kõiki neid asju, et aga no ausalt öeldes ei tea. See on korralik kollektsioon, midagi pole ütelda. Kaua te seda muuseumit olete pidanud? Algus sai kusagil, mis aasta praegu on? 24, 24, no algus sai kusagil 2000. aastal ja mitte selle mõttega, et me hakkame oma kodukuuri muuseumit tegema. Lihtsalt asju oli vaid tegelikult oligi niimoodi, et kui me hakkasime nende mehe vanemate järjelt seda asja siin iseenda käe järgi ümber sättinud, et küll, et uus uut tuleb ja pühib, on ju. Üks, vanad olid vanaks jäänud, üks papa või isa oligi nagu siit ilmast juba lahkunud ja siis hakkas see ju välja tulema hästi palju seda Meleskis valmistatud pudelit, klaasivaasid, mille sees me tegelikult ju kogu aeg. Aga see ei saanud nagu aru, see ongi niimoodi, et kõnnid praegu kohe jala peal, pole mingit emotsiooni. Mis see kõnnid nii ära, võta üks jalg natukene lühemaks, kohe saad aru. Meil oli klaasiga nii täpselt samuti, et esialgu ei märkanudki seda ja siis kui tahtsime nagu neid asju nagu kokku koondada, siis tekkis meie mehega niisugune hea mõte, et anname ära kuhugi muuseumisse. Aga üks tütar, kes tollal oli 10-aastane, tema hakkas seda kilakala vaadates ilmust kahjuda ja tema oli, no ei, anna ära, jätame oma. Ma räägin, et no kuule, me alles korjasime kuskil nurgaga nad kokku, et asjadel peaks olema nagu oma koht, mis teeme nendega. Ja samal hetkel hakkas mees ehitama seda esimest ruumi ümber, mis oli tollega lõpuaegne kodulaud. No vanad olid vanad, loomi ammu ei olnud pidanud, meie olime noored ja ilusad, meie ei arvanud loomapidamises midagi, siis ta siin sõnikuga seisis, aga siis niisugune hea mõte, et teeme niisuguse pidupidamise ruumi, et saada kus tuleb istuda, külalisi istuda, kes on nii vana ja kes on nii väike, selle väikese istuvad. Ja siis käisid see laps välja selle mõtte, et las isa ehitab ühe riiuli sinna niinimetatud pidupidamise ruumi. No vot, siis tuligi ups. Et muidugi, et asjad on ju pärit koha pealt, otsapidi suguvõsast, sest vanaisa oli ju klaasipuhuja, on ju otseselt kohe sel ajal, kui puhuti. Ja teeme siis, ehitame siis selle ühe riiuli ja vot siis selle riiuli ehitamise käigus siis hakkas tulema. Kuule see ja siis mamma elas, eks ole, ja siis hakkas tulema, siis hakkas juba riiuli vahele tulema riiul ja siis juba kõikidel purkidel ja pudelitel tuli hoopis teine tähendus ja siis nagu enda kodust nagu väheks jäi, siis juba naabrite juurde minnes silmad kilasid ja siis külainimeste juurde minnes silmad kilasid ja siis tutvusid, ühesõnaga siis tekkis riiuli vahele veel riiul ja veel riiul ja me oleme julgenud ainult ühe peo, ühe sünnipäeva seal ruumis pidada. Sest rohkem lihtsalt, ma ei tea, kas me ei julgenud või ei tahtnud, aga et siis oli neid, ma räägin, et riiulite vahel oli riiulid ja külalistega oli umbes nagu samamoodi, et kõigepealt vedasid ju enda külalisi siia, no ühe korra viid ära, tood ära, rohkem teist korda nad ju ei tule, on ju. Siis hakkasid naabrite omad käima, siis hakkasid külainimeste omad käima ja siis nagu mõtlesime, et äkki siis ongi neid, kes äkki tahaksid näha seda kogu. Ja andsime teada, et meil siuke väike tuba ja tulid inimesed ja tulid järjest suuremate bussidega ja meil oli ju ainult üks väike tuba. Ja siis mõtlesime, et ehitame juurde. Mis need naised? Katariina Lisette. Ütleme niimoodi, et kui me praegu räägime Rõika Meleski, siis vanasti oli Katariina Lisette. Lisette oli Meleski ja Katariina oli Rõika. Need on pandud niimoodi, kuulusime kuskile mõisa maade peale, siis on pandud nagu mõisa härra naise ja tütre järgi. Ja kui kirjanduslikult vaadata, siis on see Keisri hullu, see Võisiku mõis, kus siis ühesõnaga ja need maad, kus siis see asi praegu toimub või noh, kus see asi alguses toimis.
aga see Rõika, seal ei ole midagi. seal ei ole praegu mitte midagi, seal on järgi ainult see veski. aga see on veski, minu meelest ei ole see mitte kunagi olnud klaasivabriku hoone ja siin olid mingid varemed olid, aga et ühe hoone peale oli ehitatud kuivarti, aga see noh, ette millist, aga minu meelest tulid siia sakslased Saksamaalt, kes lõid siia niisuguse ettevõtte nagu Rõika Meleski peeglivabrik. Ehk siis hakati tegema peeglit ja peegliklaasi ja oli 2 osakonda. Meleski see, kus me siin oleme, Rõika 7 kilomeetrit sinnapoole Põltsamaa jõe äärde. Meleski oli see koht, kus keedeti klaas. Esialgu puhuti peegliklaasiks, kusagil 100 aastat hiljem hakati valama peegliklaasiks ja kui ta siin oli valatud, keedetud, valatud, jahtunud, kalastunud, viidi ta siit edasi Rõikale, kus siis veejõul toimus selle peegliklaasi lihvimine, poleerimine, hõbetamine ja peegliteks valmis tegemine. Sakslased perekond Amelundid, kes tulid. Nii, siis tulid siia täiesti tühja koha peale ja lõid siis 2 ettevõtet ja Saksamaalt tulles võtsid kaasa kõik oma oskustöölised. Ja tulid, lõid siis siia oma vabrikud ja oma kogukonna. Eestlane, kes sel ajal oli Pärisori, teda klaasi tegemise juurde ei lastud, kuigi ütleme, et kuna sel hetkel esialgu oli Võisiku, kuna oli Võisiku mõisamaa, siis ka Võisiku mõis oli mingil määral osanik, siis mõisal oli kohustus anda suuri tugevaid noori mehi abitöödele metsa tegema, või langetama, välja tooma, loomadega tegelema, ma ei tea, mis need kõik tööd olid. Aga et 70 aastat eestlast klaasi juurde ei lasknud, alles siis hakati eestlast kasvama ka klaasi juurde. Et tulid siis sakslased oma kogukonnaga ja kirjutatakse, et hiigelaegadel töötas siin 500 töölist. Täiesti uskumatu, kui ma võtan selle, et igal töölisel on, mehed töötasid naine, 2 last, siis korruta see 504-ga, mina küll ei tea, kus nad siia ära mahtusid. Aga et mingil hetkel olla siis Rõikal ja Meleskil kokku olnud 120, üle 120 hoone. Nii, elumajad, vabrikud, kuurid, lapad, ühesõnaga edasi ja nii edasi. Suurustest. Kuna see oli Tsaari Venemaa, siis oli see Tsaari Venemaal suuruselt teine klaasimanufaktuur. Kusagil Rjasani kubermankus olla olnud suurem. Ja aastas toodeti 32 000 peeglit, mis siis läksid mööda põhiliselt Venemaale, aga ka mujale maailma laiali, kuhugi Skandinaavia maadesse ja Aasia maadesse. Ja peeglid tehti siin esimese maailmasõjani. Kadus ära Venemaa turg, läksid ära sakslased. Nii, teine periood selles vabrikus, mis esile võib tuua, on niinimetatud Eesti aeg, kui siia tuli tööle niisugune mees nagu Johannes Lorup. Ainukene mees, kes siis Eesti aeg võiks siis nagu klaasitööstusest välja tuua. Et tema on siit samast kandist pärit mees, siit natukene Viljandi poole. Tuli siis tema 20. aastate alguses siia rentnikuks, hakati tegema purki, pudelit, klaasi, vaasi ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kirjutatakse, et Lorupväeg toodeti Meleskis klaasesemeid vähemalt 400 erineva mudeli järgi. Kui Lorup siit ära läks 30. aastate keskpaiku, siin oli üle 10 aasta, võttis ta kaasa kõik oma vormid, kõik oma pressid, mis tol ajal osteti sisse. Kõik oma töölised, kes olid nõus ära minema, läks ja tegi oma nimelise tehase Tallinnasse. Nii Lorup läinud, sõda läinud, ühesõnaga see Rõika osa jäi siis koos selle peegli tegemisega maha, aga Meleski klaasiga läks edasi. Sõja elas vabrik üle, peale sõda hakati tootma veel mingisuguseid lauanõusid, aga kusagil 60-ndatest, 70-ndatest spetsialiseeruti põhiliselt ainult pudelile. Ja lõpetas klaasivabrik oma tegevuse 1987. 87 tollase õllepudeli ja Vana-Tallinna pudeli tegemisega. 87 Vene aeg, et miks pandi kinni, tavaliselt Vene aeg midagi kinni ei pannud. See oli niisugune tore aeg, mida me kõik mäletame, kui meil oli Gorbatšovi aegne alkoholivastase poliitika ajajärk. Ja kuna Meleski siis tootis ju ainult alkoholitaarat, õlut ja Vana-Tallinnat ja mingil määral ka veinipudelid, siis see ja kuulus ise Tartu ehitusmaterjalide tehase alla, kes ka tootis pudelit. Ja kuna nõukogude inimene ju lakkas tarbimast alkoholi suurel määral, siis oli loogiline jätk, et suurem pani väiksema kinni. 87 oli veel see aeg, kui mitte midagi tühjaks ei jäetud. Toodi Venemaalt tasemele tehas, mis hakkas tootma kummitihendeid, 3-meetriseid ehituspaneelide vahele. 3,5 aastat ehitati vabrikut ümber, alla aasta anti seda toodangut, siis tuli Eesti Vabariik
Eesti Vabariigis niisuguseid toredaid või koledaid kummitihendeid vaja ei läinud ja 1992 pandi vabrik täielikult kinni. Ehk siis vabrik algus 1792, lõpp 1992. Täpselt 200 aastat, 195 kuulus klaasile, 5 kuulus kummile. Nii, siis tulid need Eesti aeg erastamise aeg, tulid esimesed ettevõtlikud mehed, tegid esimese metalliringi, müüsid edasi, tulid ja lubasid igasuguseid vahvaid ja vähem vahvaid asju, tulid teised ettevõtlikud mehed, said ka veel mingisuguse metalliringi ja siis ei olnud sellest vabrikust enam midagi saada. 2005 jälle ostis selle vabriku ära keegi kinnisvaraga tegelev ärimees ja pani talle niisuguse ilusa ja kõlava nime nagu Meleski kultuurivabrik. Praegu kultuurivabrikuid on, aga sel ajal võib-olla see mõte oli üks esimesi, et oleks siis näinud oma vaimu silmas, et tulevad erinevad käsitööliik inimesed, nii nagu on, tegelevad omale meelepärase käsitööga ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga see projekt tal käima ei läinud. Aga ei saa ütelda, et Meleskis poleks kunagi kultuuri tehtud. 2010 leidis Viljandi teater Ugala olevat Meleski klaasivabriku hoone põnevaks kohaks oma suvelavastusega. Ja tulid siia, ekslikult seotakse meid selle vabrikuga, said nad siis mehega seal hoovi peal kokku ja selgus, et ups, ongi tore lugu. Koht sobib, hoone sobib, aga et see etendus, mida nemad oma vaimusilmas või peas kaasa võtsid, oli Mozarti elulust kõnelev etendus Amadeus, et see nende Amadeus siia sisse ei sobi. Ja siis, kui nad ise hakkasid siis küsima selle paiga kohta või selle vabriku kohta, siis arvatavasti oskas mees selle ajaloo päris põnevaks rääkida, et 15 minuti pärast otsustati, et etendus tuleb ilma Amadeusita, aga et tulebki siis selle sama rõika Meleski peeglivabriku või ütleme selle klaasivabriku ajalooga läbi selle 2 sajandi. Ja kuna selleks ajaks oli siis mu mehel valmis kirjutatud Meleski ajaloolise raamatu käsikiri, saatsime siis selle Ugalasse ja põhimõtteliselt nädala jooksul oli juba täpselt teada, et Mats Traat selle põhjal kirjutab siis niinimetatud järgmise hooaja suvelavastuse läbi klaasi. Kuhu sisse oli toodud ka klaasi sulatamine ja klaasi puhumine. Viljandi näitleja Arne Soro oli siis õpetatud meie Viljandi maakonnas olevas klaasikojas klaasi puhuma. Ei puhunud purki pudeli klaasi vaasi, aga puhus siis klaasi mulli ja ühe etenduse jooksul, ma nüüd ei mäleta, kas 3 või 4 korda. Etendus läinud, kogu lugu läinud, kultuur läinud, omanik mõtles, et nii ongi, et kõik muidu tulevad ja kõik muidu tahavad. Ja tegelikult see nii ei olnud ise arvatavasti, see tuli lihtsalt kogemata õue peale ja ülejäänud kogemata tulemisi lihtsalt ei olnud. Nüüd mingil ajal ta müüs selle uuesti maha, tuli keegi, kes hakkas sinna vabriku taha paigaldama päikesepatareisid, esimesed sai püsti ja mingi 8 tükki ja nüüd on juba 2. või 3. aastat jälle vaikus. Nii, see on niisugune hästi kiire ajalooline lugu. Meie kogu, kui me selle kogu kokku oleme kogunud, siis me oleme kogunud ka niisuguse legendiga, et need esemed on aegade jooksul valmistatud selles samas Meleski klaasivabrikus. Kuna ei ole silti, kuna ei ole märki, kuna ei ole kataloogi, siis pead pakule ei pane ja alati ütlen, et meil on legendiga. Ja seda legendi me ei ole siis põhimõtteliselt nagu ise välja kõikide asjade juurde mõelnud, vaid selle legendi oleme me asju ostes, müües, vahetades esemega kaasa saanud. Üks suur osa sellest kogust on pärit meie enda kodusest majapidamisest, sest minu mehe esivanemad tulid Meleskisse klaasi tegema 1920 ja on järjepidevalt siin olnud ja järjepidevalt on nendel olnud võimalus elada niisuguses oma majakeses, kuhu juurde kuuluvad kuurid, lakad, laudapealsed. Ja juba sellel ajal töölt koju tulles võeti tööd koju kaasa, aga oli aeg, kus ju midagi minema ei visatud. Kuurid, riiulid, lakaned.